natuke vaeva ja natuke sinu. 1000 korda endaga pilvedesse lendama, see rõhtumia, sinna viisin dialoog. Tere hommikust kõigile, kell on 8:21 minutit saanud, see on Raadio My Hits ja meil on siin stuudios täna külaline Mari-Liis Jõgeva, tere hommikust sulle. Tere. Mari-Liis, kas sinuga on nii, et kui ma ütlen su nime, siis mõned inimesed võivad veel mõelda, et tundub tuttav, aga kes ta on, aga kui ma ütlen väike valge vale, siis kõik teavad, kõik eranditult Eestis. Ja nii ta vist on, ju. Või kuidas näiteks, kui sa tänaval liigud, et kas sult tullakse, ma ei tea, varrukast sikutama ja autogramme küsima? No jah, selles mõttes, et on ikka tuldud, et päris nii ei ole, et keegi nagu üldse ei tea ja hästi paljud on öelnud, et sa oled hästi tuttav kuskilt, aga täpselt ei mäleta nagu kust, aga siis kui ma ütlen, et ja olid küll ja. Kuidas sul vahepeal läinud on? Väga hästi, selles mõttes, et me salvestame praegu minu uut albumit ja hästi töine poolaasta on olnud. See on ju debüütalbum. Ja. Sul ei ole albumit veel. Miks see nii kaua aega on võtnud? Sul tegelikult lugusid ju on aastate jooksul päris palju tekkinud. Juba kaua on ju. No. Selles mõttes, et tegelikult meil oli algselt plaan juba mitu aastat tagasi album teha. Siis ma kolisin vahepeal Eestist ära, ma olin mõni aasta Eestist ära, siis ma tulin tagasi, siis me läksime kohe Eesti Laulule ja peale seda me olemegi siis nüüd Oliveriga niimoodi koostööd teinud, ja siis me otsustasime, et nüüd on see aeg, et teeme selle albumi ära, aga me otsustasime ka niiviisi, et me ei pane neid vanu lugusid enam sinna albumi peale, et me teeme kõik uued lood. Kas sa olete ainult kahekesi Oliveriga, Oliver Mazurchak, eks ju, kes on siis produtsent, jah? Või on teisi inimesi veel, kes selle albumi juures tööd teevad? No ütleme nii, et ma olen ka oma nii-öelda tuttavatele, kellega ma olen juba mitu aastat ka Soomes tuttav, et olen neile ka saatnud ja nende tagasiside on seal olemas ja kõik selline, et väga sellised, ütleme nii, nimekad inimesed nagu Ülanen, Lauri, Terasmuuse laulja ja et selline, jah, siuke, ütleme nii, et tagasiside on olnud hea. Et mina usun, et tuleb hea album. Väga hea, artist peab enne ole kindlaks jääma muidugi, ega siis muidu oleks üldse mõtet seda muusikat teha, kui sa ise ei usuks, eks ju. No see 1000 korda uus singel, kas see iseloomustab kenasti ka tulevat albumit? No ütleme nii, et sellepärast me tegime selle valikuga selliselt, et me ei võtnud vanu lugusi, kuna need lood, mis siia albumile tulevad, erinevad natuke siis minu varasematest lugudest, aga on albumil ka mitte nii hoogsaid lugusid, et on ka selliseid aeglasemaid lugusid ja selles mõttes, et eks juulis saab kuulata, et las muusika räägib ise enda eest, eks ju, jah. No aga kui sa oled küsinud erinevatelt sõpradelt või muusika siis ekspertidelt nõu ka, kas siiski sa oled ka näiteks täna veel Hendrik Salleri poole pöördunud ja kas või selles võtmes, et kuule, mis sa arvad, küsinud nõu? Ja kusjuures olen küll, et tema on alati toetanud igasuguseid projekte, mida ma teen, et ta on alati öelnud, et muusikat tuleb teha, seda tuleb teha, mida sa ise tunned ja kuna mina kirjutan ise oma lugusid, siis see ongi nii, et tahes tahtmata see on minu käekiri ja mina kirjutan need lood tulevadki sellised, et samamoodi nagu Hendrik kirjutab oma lood, et on temal oma käekiri, on nagu minul oma käekiri ja kusjuures hästi paljud tuttavad on öelnud, et see käekiri on nagu hästi äratuntav ka nendes lugudes, mis on siis nüüd tulemas, et järelikult see on võib-olla ainult positiivne. 1000 korda